parimad märkused. Ühe mu video alla kommenteeris keegi nimega Kosmonaut. Ma ei teadnud, ta YouTuber on või midagi, aga ma miskipärast avasin ta kanali. Ta kõige uuema video pealkiri oli parimad märkused. Ja koheselt meenus mulle, kuidas ma olen mitmeid kordi mõelnud teha videot nendest Insta-lehtedest. Ütleme nii, et päris ausalt ei olnud ma kõige korralikum õpilane koolis. Nagu väga kaugel korralikust õpilasest. Kunagi ammu, äkki 2018-19 kandis. Saatsin ma ilmselt enda Discordi serverisse ühe märkuse, mis ma sain. Ja umbes 1,5 aastat hiljem saatis keegi mu tuttav selle märkuse mulle ja küsis, kas see olid sina või? Ja reaalselt, ma ei tea kuidas, aga see märkus leidis kuidagi moodi tee ühele nendest Instagrami lehtedest. Ma real quick loen ka selle teile ette, sellepärast et muidu on liiga palju inimesi, kes hakkavad selle sisu küsima. Madis saadeti kunstiõpetuse tunnist ära tunnirahu klassi, kus ta hüppas aknast välja. Esimene korrus ja jooksis ära. See on veits pikem lugu iseenesest, ma ei hakka seda siin selgitama. Aga see on päris tobe lugu igat pidi ja peaksin mainima ka, et selle esimese korruse aken oli mingi 3 meetri kõrgusel, aga ma oskan ronid. Aga just seda moodi sain ma teada, et need märkuse lehed üldse eksisteerivad. Ma hakkasin siis lähemalt uurima ja ma sain üsna kiiresti aru, kui vale see tegelikult on. Mulle reaalselt ei mahu pähe, kuidas sellest mitte kuskil räägitud ei ole ega midagi. Sest mõtleme korraks järgi. Parimad märkused. Nad postitavad õpilaste märkuseid. Mis te arvate, mille jaoks teevad koolides need alfa-isased ja emased neid asju, mille eest saab märkusi? Sest neil on tähelepanu vajadus. Ja mida teevad parimate märkuste lehed? Need annavad tähelepanu ja klauti nendele samadele klounidele, kes segavad teiste õppimist. Enne kui jätkame, tahaksin mainida, et kool on tõesti vahepeal väga f***up koht ja juhtub igasugu f***up asju, mida tegelikult ei tohiks juhtuda. Mul on üle aja olnud õpetajatega väga palju beefi, aga üks asi, millest ma olen alati eemale hoidund, on õpetajate konkreetselt solvamine. Nagu õpetajad solvuvad vahepeal täiesti mõttetute asjade peale. Et nagu see sama asi, miks ma aknast alla hüppasin, oli sellepärast, et õpetaja solvus selle peale, kui ta ütles mingi väga obvious asja ja ma vastasin sellele, ära sa märgi ja ta kutsus mulle turvamehe. Aga teine asi on talle konkreetselt näkku öelda, see on nagu teine asi, okei? Ja te peate nagu aru saama, ma isegi andestan siin väga palju sellepärast, et minu arvates on aktsepteeritav vahepeal õpetajaid kritiseerida. Vahepeal on see lausa vajalik, sest et sa ei saagi areneda, kui sa ei tea, mida sa valesti teed. Aga kui võimalik, mis enamus ajast on, tuleb lahendada olukordi võimalikult rahulikult ja viisakalt. Õpetajad teavad mõnikord rumalaid või straight up asju, aga me oleme kõik inimesed. Vaatame veits neid postitusi ja siis ma katsun paremini selgitada. Tsiteerin teie poega. Keegi ei küsinud sinu arvamust. See fraas käis õpetaja kohta. Lisaks ei suvatsenud teha tunnitööd. Okei, kui sa ei soovi tunnis kaasa teha, ära tee. Keerad ise enda koolielu ja võid endal asjad lihtsalt kõvasti raskemaks teha, aga sa ei saa õpetajat lihtsalt verbaalselt rünnata. See on lihtsalt retarded. Ja siis me vaatame, kuidas kommentaarides inimesed lihtsalt julgustavad seda käitumist. Ja postitusel on üle 3000 laigi ja see peaks okei olema. Nimi ära soditud. Ähvardas täna korduvalt kaasõpilast ja tema peret vägivallaga. Pere on teinud pöördumise politseisse. Õnneks on sel juhul kommentaarides ka puid alla pandud, sellepärast see konkreetselt mitte mingit moodi ei ole õige. Aga miks on sellel postitusel pea 3500 laiki? Kust otsast on selline asi naljakas in any way, shape or form? Kust otsast selline asi üldse natukenegi remotely okei on? Siin küll midagi naljakat ei ole. Mis siin naljakat? Miks see peaks naljakas olema? Sõi tunnis, ronis akna lauale. Toomas ütleb, Artur, this you? Ja siis Arnold vastab, Toomas, ei mina. Mees, päriselt sa oled nii f***ing desperate for attention või? Sa üritad actually clouti saada selle pealt, et sa sõid tunnis või? Jesus Christ, mees. Keset tundi sülitas kaasõpilasele näkku. Oh yes! Literal assault, kõigi lemmik. See on kindlasti tegu, mida peaks austama. Mulle lege ei mahu pähe. Kas selle lehe omanik nagu ise ei mõtle sellele, kui f***up see on, et ta literally võtab mingite no-liferite teod ja lihtsalt annab clouti neile for free. Teoorias teen ma praegu seda ise ka, aga ma ei näita seda kui head asja, ma näite seda heas valguses. Ma ei anna neile au just, kui nad oleks teinud midagi head inimkonna jaoks. Kui sa oled selline vend, kes nii teeb, käib sa oled literal human trash. Kuidas sellel postitusel pea 3000 laiki on? Need, kes sellist postitust laigivad, on samamoodi v***jad. Raskused keskendumisega, lobises terve tunni, lubas mulle harja varrega molli anda. Vägivallaga ähvardamine ei tee sind lahedaks. Sa oled f***ing kloun. Ma arvan, et sellest on piisavalt, et tõestada minu pointi. Ma soovitan teil soojalt neid märkuse lehti unfollowida ja selliseid asju mitte encourage ida. Tahtsin lihtsalt käbe rääkida sellest. Suured tänud, et vaatasite. Lugege kindlasti kirjeldust ja nii nagu alati, peske puhtaks.